See ongi see maja või? No ongi. Kujutad ju ette, et kullast on, eks ju? Kujutasin jah kullast. Mingi süke. Siin hoovi peal lillepottide vahel on kõndinud mingid Britneid ja Backstreet poisid või? No tundub küll, jah. Ongi nii, jah? Vist. Nii. Ja siit sellest masinast oma enda käega Britney on võtnud ilmselt seda koolat. Jaa. Selles on nipiga masin, siin saab kaks kokatki teha õigel ajal. Oled juba selgeks õppinud? Jaa. Mis kõige rohkem närvidele käib siin? Selles rohelises majas. Ei üldse siin Rootsis, kui sa nüüd oled elanud siin nädalaid. No ma räägingi. Seal rohelises majas on üks tuba, mida ma kardan, kus ma alati jooksen mööda, sest kui ma ööbisin seal taas, siis ma nägin mingid täiesti kohutavaid luupaineid. Ja see asi, et rootslastel on nagu kõik nice. Ja eile, kui ma töötasin nende produtsentidega, siis oli nii, et nad on nagu sellised kuradi anarhistid, et kui ma lähen, meil on kokku lepitud, et meil hakkab kell 12 töö, siis nad tulevad mingi kella 9, you know us, man, you know us. Nagu täiesti savi, nagu täiesti pakkasti. Et nagu... Lõunamaa mentaliteet, et manjana, aega küll. Täiesti, kõik on manjana. Jaa, ongi. Et ei ole mingit siukest Rootsi täpsust? Ei, absoluutselt mitte mingit stressi, mitte midagi, et ei ole sellist nagu eestlastel, et tööd. Kõik hiljaks jääb, tullakse kallale? No, muidugi. Kui siin on, you know us, savi. Ja siis, kui ei viitsi enam tööd teha, siis ei viitsi. Siis käivad siin vahepeal poes, töö vahepeal, mingi tund aega käivad poes. Siis lähevad kohvi jooma korraks mingi 3 tunniks kuskile pubisse. Siin on nagu hästi chill. Äkki me saame vahepeal minna sul sinna kodumajja? Jaa. Elamismajja kuni ühe siin. Noored, rahu nüüd. See roheline kole maja on nüüd see, kuhu sind on topitud elama, siis ma saan aru niimoodi, jah? Et seal on ka üks stuudiod. See väike putka, seal on stuudiod. See on isegi, see putka on üks kõige paremaid stuudioid. Sa tahad öelda, et see putka, see puust kuur seal on maailma üks paremaid stuudioid? Jah. Pealt teha see tõesti selline mingi puukuur, aga sees on, me ei tahagi teada, mis raha eest tehnikat ja mis toodangut sealt tuleb. Karl Gustav ei tahtnud ilmselt rohkem oma armukese peale raha kulutada, sest see kõik on ehitatud nagu väidetavalt on see olnud kuninga armukese nagu residents. Ei ongi. Ja nüüd elab siin Kerlile, vaatame, kus sa elad siin. Kuhu nad staari hakatisi on siis toppinud, millisesse... Näe, see auto on ka siin ees, Kerli, ma vaatan. See on täiesti uus Beyoncé. Ta on selline... Ja me tahaksime ikka nagu staari maja, me kujutame ette, et siin on kuld ja lühtrid ja laes on auk ja... No näed, ma vaatan seda. Ei, siin on minu. Ma olen siin ümber, sest ma tegin endale penthouse'i. Selline voodi. No see on 2 voodit kokku pandud. Kellega sa magad siin? Üksi. Ma laiutan. Siis need pildid ma leidsin prügikastist üks päev. Jah. Mugav on ju. Midagi naljakat ei leia su toas siit. Mis plaadid sul siin on? Neid on demolood. Mis ma olen teinud siia maani. Koristajat ei olegi sul siin, ise pead koristama? Jah, ikka. Staarid ja maja staarid ise koristavad? No tegelikult siin on mingi tädi, kes käib vahel pesu pesemas, aga ta käib nagu liiga harva minu jaoks. Täna otsustasin, nagu täna on üks spetsial. Tulite siia, siis ma tegin korda pesin köögis nõud ära ja nii ja naa. Nad räägivad oma vahel mingi lõunasöögi lauas, et kellele sa tegid? Ma kirjutasin mingi Celine Dionile laulu. See on nagu, et ma olen mingi jumalast väike tüdruk kuskilt Elvast ja siis... Ma tegin mingi Celine Dionile. Ma tegin Janetile. Nende jaoks on see, siis see panebki nagu nägema, et see on tegelikult nagu nii tavaline. See ei ole seda glamuuri ja sära nagu ei ole siin tegelikult nagu asja ümber absoluutselt. Et see on võib-olla korra aastas see MTV auhinnad siis, kus need tulevad oma limudega, sõidavad sinna ette. Tegelikult on siin nagu... Renditud limudega. Jah, eks. Et tegelikult on nagu hästi tavaline kõik. Ketsid on ikka mingi troppusid täis. Mis sul siin on? Mine perssera vahimu ketsi. Ikka samad tekstid või? Need on noor. No, fuck the system... Sucks the society ja nii edasi. Lahe? No, jah. Of course. Hi. Hello. No, ja see on siis nüüd üks nendest stuudiotes, kus sinu superhitid peaksid valmima? Ilmselt küll. Et see on Marcella. Ta tuli Ameerikast meiega koos kirjutama. Mis ta teeb siin?
laulukirjutaja. Ta on 80ndatel kunagi olnud mingi superstar. Jah. Ma ei ole kuulnud sellest bändist, kus ta oli, aga kui ta nüüd neid laule kirjutab, kus ta nüüd Ameerikas ei saa kirjutada, peab tulema selleks ja Rootsi metsa sisse? No aga siis on nagu selline valik, et kas meie sõidame Ameerikasse või tema tuleb Rootsi metsa sisse. Kas tunned siin mingit sellist lisavastutuse koormat ka, kui sa vaatad, kuidas see tiim siin sebib sinu ümber ja millised rahad siin tegelikult liiguvad, et kõik see valmiks või sa ei mõtle selle peale üldse? No ütleme nii, et tegelikult ma ei mõtle selle peale. Et see on neile ka lihtsalt töö ja ma loodan, et ma kunagi ühel päeval suudan tõestada ennast nii palju. Et me ei pea kavatsema. Töö ja vaev saab tasutud?